tere siis kõigile. Täna siis ei tule Krossi video, vaid teeme ühe esimese suurtematest hooldustest ära meie väikse sõidumehe Krossikal. Kas sa tead ka, mis me teeme või? Mis me uued paneme? Uue hammakad ja uue keti. Jah, väga tubli. Vahetame siis tagumise hammas ratta vahetame ära, keti vahetame ära, sest ketil on päris suur pikilõtk on juba sees ja ta on juba vana ka siin, hammakas on ka juba ära kulunud ja siis esimese hammaka vahetame ka ära, et kui kõik korraga, siis me vahetame veel, mis see suurem hooldus on, et vahetame siis kolvi ära ja siis kolviga vahetame jahutusvedeliku, paneme uue jahutusvedeliku, siis lähevad uued kolvirõngad või kolvirõngas, tihendid paneme uued ja siis vaatame nipet-näpet veel, et siin on meil mõned. Ja siis paneme uue hammasratta peale. Ja uue hammasratta panen ka külge, jah. Et siin on meil ilus siuke, värvisime ära, et vähe edevam oleks, et lasime ära värvida, et siis on siuke ilusam. Ja siis on meil siin esimene hammakas ja kett ja kolbjat ja jahutusvedelik, nii et hakkame vaikselt teda siit lahti võtma. Mis sa öelda tahtsid? Ja siis me peame veel, kui me saame selle uues, peame selle ka ära vahetama. Ja, tellisime uue velje ka, et siis saab võistlustel teist rehvi proovida, et ei pea hakkama kohe seal eeblite ja nendega vahetama, et siis saame lihtsalt panna kohe teise rehvi ja velja alla koos terves komplektis, et seal on natuke veel asju vaja puudu, et on vaja tellida natuke, et vaatame kuidas, aga hakkame vaikselt teda lahti lammutama ja siis vaatame, kuidas siin jooksvalt see asi hakkab kulgema. No, väike Kristjan saab meil kohe selle viimase poldi siit ära võetud ja siis me saame näha, mis seisus meie kolb siin sees on. No, proovi raputa vaikselt. Tuleb lahti või? Aga ei tule midagi. Ei tule väga või? Näed, vaikselt tuleb juba. No, mis sa näed seal? Ja küünad. Siin on küünal, jah. Siin pole nagu suurt midagi häda. Ka valgus on kätte, siis vast äkki paremini näha. Siin mingid siuksed hästi väiksed kriimud on, aga mitte midagi väga suurt, ma ei tea, kui hästi neid siin videopilti jääb, aga siuksed hästi minimaalsed kriimud, et ma arvan, nendest ei ole siin midagi.
võtame selle laagri ka siit välja, et laager läheb koos siia, et siit tuleb ka vaadata, et siin mingeid vigastusi ei oleks. Nii, siin on siis näha vanat hammasratast, väiksemat ja uut, et see vana on juba päris ära kulunud, et paneme uue külge. Nii, keti saime paika, summuti panime veel ära. Ja nüüd, mis me teeme nüüd, Kristjan? Õli vahetame ära. Muidugi, õli vahetame veel ära, paneme uue värske õli ka.
uus kolp tahab saada värsket õli. On ju? Jah? Ei vä? Jah. Muidugi tahab. Keerame siis kinni tagasi ja paneme uue õli sisse ja siis... Pane asi tehtud. Ja siis paneme asja käima. Paneme pilli käima. Õli paneme siit 200 milli, et kui siit on nõks alla 8, siis meie paneme siit nõks alla 6, et siis saab 200 milliliitrit õli siia. Nii, aga hakkame vaikselt valama. Pigem mingu törts rohkem kui vähem. Näed, ma arvan, et nii on hea juba. Alla 6 ja nii on hea. Nii, vaatame, kus see väikemees meile selle korgi meil pani nüüd. Õli tuleks praktiliselt pärast igat suuremat sõitu ära vahetada, siis säästab seda mootorit paremini. Nii, kork on siin väike krossimees lasi korgi puhtaks, et mingit mustust talle siia sisse ei läheks. Nii, õli on sees, tosool on ka sees, kett on vahetatud, hammasrattad on vahetatud, krossikas on kokku pandud ja ega nüüd muud polegi, et peame pukki õue ja laseme tal natuke seal kolvil sisse ennast töötada, et kohe ei hakka uue kolviga paaru panema, et kuulutame ta natukene sisse. No hooldus sai tehtud ja väike mees juba kibeleb seda käima panema, et oled valmis või? Jaa. Läks käima nagu ralja.